No Nele Tootsi, Eesti Lennuakadeemia õppeosakonna juhataja jõuab küll igale poole. Äsja kõlas tema hääl ekspertpaneelis ja nüüd on ta juba siin intervjuu toas. Mis mulje sulle siis selline võistlus jätnud on? Väga äge, et mul on ülihea meel, et ka lennundusülesanded on täna platsis ja loodan, et need kõik ülesanded ikkagi saavad lahendatud. Me oleme rääkinud siin täna isesõitvatest autodest, isesõitvatest bussidest, isetäienevatest külmkappidest. Millal see aeg kätte võib jõuda, kui on ka isesõitev lennuaparaat päevas? Mehitamata õhusõidukid on juba täna meil õhuruumis olemas. Täna küll me hoiame neid mehitamata lennundusest eraldi, aga ilmselt ei ole kaugel ka see, kus nad on ühes õhuruumis. No, kui tugevalt on seotud turvalisus õhuruumis siis IT-lahendustega? Nagu me oleme täna ka ekspertkogus mitu korda rääkinud, et on oluline andmed ja andmed liiguvad mingites infosüsteemides ja kui need peaksid kuidagi saama rikutud või kaduma, siis me oleme ohutuse seisukohast ikkagi väga hädas. Kui suur täna lennunduses on Eestis vajadus küberturbespetsialistide järele? Lennundusettevõtetes on küberturbespetsialistid töös ja enamasti nende ülesanne ongi siis teha kõikvõimalikke riskianalüüse, turvata siis olemasolevaid IT-süsteeme ja kindlasti hästi oluline on ka kasutajate koolitamine. No, millised erialasid Lennuakadeemias täna õpetatakse? Õhusõiduki juhtimise erialal saab õppida piloodiks, lennuliiklusteenuste õppekaval saab õppida lennujuhiks, siis meil on inseneri erialad, mis on õhusõiduki ehitus ja hooldus ja sidenavigatsioonisüsteemid ja lisaks on meil veel ka selline majandusvaldkonna õppekava, mis on lennunduskorraldus. Jaa, mul mitu head sõpra tegelikult sellel ajal, kui mina Tartus õppisin Lennuakadeemias ja mulle alati väga paelus see, mida nad rääkisid oma õpingutest. Aga Lennuakadeemia on meil täna tõesti väga suurelt kohal siin üritusel ja me oleme teile sellest väga tänulikud. Miks te otsustasite nii suure jõuga meid toetada? Me ise näeme, et see valdkond on aina olulisem lennunduse jaoks ja kui meie lennundus ikkagi digitaliseerub, automatiseerime igasuguseid ülesandeid, siis üha enam on see oluline ja see võistlus tundub meile väga äge ja noortele tahaks ikkagi toeks olla.